Igal õigel majal on korralik aken, uks ja koduvalve ka. Sest turvalise Eesti loovad turvalised kodud. G4S, sinu eest valvel. Gramm Wellness Drink. Gramm parem elustiil. Avasta uus energia. Proovi kohe spaceprotein.ee. Võiduvärv on kuldne ja kuldset värvi Värska juubelikorgi alt leiad terve suve pöörases koguses tasuta Värska jooke. Iga päev 50 eurot ja peavõidu Audi Q5, mis läheb loosi 26. augustil suurel Värska juubelipeol. Joo, võida ja tähista. 50 aastat Värska originaali. 6. käigu paneb sisse Unibet. Mängijatelt mängijatele. Särrista mõnuga, sest Metabo akutööriistadele on tasuta remont tervelt 3 aastaks ja lisaks anname tööriistadele vargusevastase kaitse. Metabo full service ainult Stokkerist. Tere head rallisõbrad, ütleme teile siit Rally Estonia hoolduspargist Delfi Expo alalt 6. käigu pop-up stuudiost. Tahad veel täpsustada? Pop-up stuudiost Hyundai telgi. Me oleme Hyundai ja Toyota selline võileiva nagu vahel. Kui te vahepeal kuulete mingit puurimist, siis ei ole puurimine, vaid vahetatakse mutred lihtsalt siin samas. Sunninen auto on vist kõige lähemal meile. Ja, on sunninen, aga pärast lõuna on käes, ütleme, kerge väss on peal ja ma usun, et ka võib-olla sõitjatel selline väike väsimus juba hakkab tulema, aga... Mina tegin uinaku lõunal, ma ei tea, mis sa tegid? Magasid küll, jah, ma nägin, et sa magasid, mina ise ei maganud väga. Aga siis meie õhtune külaline ajas mu üles, siis ma läbi une kuulsin siin. Meie suur konkurent. Aga esimene luup tänasest päevast on läbi ja tegelikult võiks öelda, et ootuspäraselt väga tasavägine tulemine oli ja ootuspäraselt liiga palju draamat ei olnud, sest olgem ausad, nagu ka Ott Tänak mainis siin enne servisesse sisse tulekut, siis Rally Estonia ei ole raske ralli, mida sõita. Küll aga seda on raske kiiresti sõita. No üks refidraama ikkagi oli, Thierry Neuvillil, aga sinna läks kaduma vaid mingi 6 sekundit. 6 sekundit, aga samas see tegelikult avas võimalus Esa-Pekka Lappile, sest ütleme, selline 13 sekundit Rally Estonial on üpriski ebamugav vahemaa või ajaline vahe. Et võib tunduda üsna väike, aga tegelikult nendel kiiretel katsetel väga keeruline tagasi sõita, et Esa-Pekka Lappile praegu võiks öelda, et anti teine võimalus, 6,7 sekundit teeb Neuvilliga vahe, et nüüd ainus, mis teha on see, et tuleb leida see kiirus üles, et hakata tagasi noppima seda, mis on maha jäänud. Kuule, enne kui rallist räägime, mul ikka see pealkiri kripeldab, et terve erakond sõitis meil Põltsamaale, et otsustada, et koguneme uuesti 10. septembril Paides. Mis automaksust me räägime? Mul on ettepanek terve fraktsiooni jagu inimesi lihtsalt koondada. Ja see raha on koos. Jah, võib-olla seal isegi piisab fraktsioonist, vaid seal tuleb mõni 4-täheline punt veel kampa võtta, kes tuleks kuhugi ära saata, aga... Mis asjaga me tegeleme? Tehke tööd, inimesed. No nii ta on. Paraku nii ta on. Okei, räägime nüüd. Ma näen, et sa oled väga suur poliitika huviline, et läksid kohe keema. Sa ei lähe rallit kommenteerides ka nii keema. Aga teeme meie nüüd tööd ja räägime ikkagi sellest, et Kalle Rovampere on omaette fenomen. Ei koti teda need väiksed hüpped, ei koti teda väiksed põrutused. Ta hoopis sõidab kõikide katseajad seal 4 sekundiga üle, kui vaja. Päris, tegelikult ei saa öelda, et üllatav. Seda oli arvata eelmiste aastate põhjalt, et see tempo on raju siin. See oleks võinud olla Ott Tänakuga äge võitlus, kindlasti, aga täna on Ott ju esimesena peal. No virtuaalselt Ott kaotab talle 11,7 sekundit. No vaatame stardipositsioone ka, et me ei saa võtta nüüd üks ühele, et kui tegelikult stardiksid nad võrdsetes tingimustes kõrvuti järjest tulles, siis seal oleks ülimalt lahe võitlus, ma kujutan ette tegelikult, nii et
no kahju, et seda ei näe, et jube lahe oleks, vahet ei ole see 5 minutit trahvi, aga jube lahe oleks lihtsalt näha kasvõi, et nad oleksid saanud koos startida. No aga tänase päeva põhiteema on ikkagi Otepää katse ja nagu Ott Tänak ütleb, siis suusahüppemäed. Ütles siis katse lõpus, et päris kohutav katse. Üks suusahüppemägi ajab teist taga. Massive pain ei ole üldse tore. Ja siis suur kriitik nendel hüpetel oli loomulikult ka Teemu Sunninen miskipärast, kelle kodumaal on ka mõned hüpped. Aga mis me sellest arvame? On siis neid palju, vähe? Ma ütleks, hästi keeruline öelda, tegelikult täna on nagu suhteliselt mõistlikud hüpped minu meelest. Minu arust Otepää katse on kõige ägedam katse, mis sellel ralli üldse on olnud. Tegelikult ma ei saa see on kõigi isiklik arvamus, mina ei saa nõustuda Otiga, sest ma nõustuks Otiga, kui aasta oleks 2020, kui need esimest korda tehti ja olid mingid hüppeid ja nukid, mis oli tehtud väga teravaks, aga tegelikult täna on need aastatega nagu päris laugeks läinud tagasi ja selliseks mõistlikuks, et loomulikult see katse on võib-olla kohati neid hüppeid viskab liiga palju järjest ja seal kitsa metsa vahel ongi hästi ebamugav tulla, et tegelikult me nägime Oti onboardis ka, et tal paar korda viskas suht metsa alla selle auto. Aga jah, ma arvan, et see on lihtsalt igaühe isiklik arvamus. Kalle Roompere väga naudib neid väidetavalt. No me jõuame kohe Kanepi katsele, kus on ju lausa kitsehüpped ja mis on ju kõige lahedam peatavatamiskoht üldse. Jah, ütleme, see on selline jälle, oleneb, kellele meeldib vaadata sirgelt hüppeid või meeldib kuskil metsa vahel kurve vaadata. No mis sellist aeglasest kurvist vaid? Et kitsehüpped on selles mõttes lahedad, et sa võid sinna tulla sirgelt ja hoiad põhjas ja lähed ja lendad, et seal ei ole nagu eksimiskohta. Et see on väga äge selle koha juures ja need õhulennud on väga suured, eriti nende autodega, et rallifännil, ma arvan, ise soovitaks ka kindlasti vaatamas käia, isegi kui sa oled nagu sellise, ma ei tea, kitsal kuskil puude vahel ralli vaatamiskoha fänn, siis üheks kohaks kindlasti soovitaks kitsahüppeid, sest see tundub kohati nagu päris ulme, kuidas need autod seal lendavad. No ma arvan, et kui inimene praegult hakkab minema sinna kitsahüpete poole, siis vähemalt teiseks läbimiseks, mis algab kell 19.05, ta on Kanepi katsel kohal. Tõenäoliselt. Juhised, te ei leia kitsahüpete juhiseid ralliprogrammist. Kes teab, see teab ja kes ei tea, siis Delfi Spordi avalehel leiab meie video Urmo Avaga, kuidas need kitsahüpped välja näevad ja seal on väike kaart ka koos juhistega, kuidas sinna sisse saab. Jaa, nii on. Aga okei, räägime selle lipuloo ära. Meil hommikul oli üllatuslikult siis üks lipp, mille Kalle Ojaste tõi meile liputehasest ja siin on... Räägime, kes see on ka, kes ei tea. Kalle Ojaste on kõige suurem rallifänn. Ta on siis Eesti rallirahva, kuidas me ütleme, fännide esindaja. No hing ikkagi. Hing, jah. Kalle Ojaste on ka ise pidanud videoblogi siin läbi aegade. Pole viimasel ajal küll näinud. Ei hüppa minu feedi. Minu feedi ka ei hüppa, aga jah, tõenäoliselt ta ikka toimetab, sest ma nägin, ta oli Sardiinias ja Portugalis koha peal, äkki võis olla. Jaa, kutsusime saatesse ka tegelikult, aga ta pidi juba tööle minema. No võt. Aga nii, lipuga on niisugune lugu, et anname selle lipu sellele, kes vastab kõige kiiremini küsimusele, mille me kohe esitame. Küsimus on selline... Ütle enne, kuhu vastata. kuueskaik@delfi.ee. Nii et pange nüüd kirja kes arvab, et juba teab. Avage e-mail. Pange, kellele e-mail läheb, pange juba paika. kuueskaik@delfi.ee. Ja nüüd tuleb küsimus. Küsimus on tähelepanu küsimus, et kes vaatas meie eilset saadet, siis kindlasti teate vastust. Oli eile või? Ja. Ingmar, meie üks püsikuulajatest käis meil külas ja tal oli kaasas üks kolb. Me küsime, mis kolb see oli? Mis auto? Mis auto, mis aasta, kelle oma? Võite veel küsida, miks see tema kätte on sattunud? Kõik detailid, mis meelde jäi, pange kirja ja saatke kuueskaik kätte. Ja esimesele kiirele siis hõikame välja, et meil on nüüd see vastus olemas. Kui see juhtub saate ajal. Kui juhtub, siis on lihtsalt esimene. Ja saate siis samast kätte meie käest. Meid tuleb üles otsida Delfi Expo alalt. Ei ole üldse keeruline. Meil on suured lipud väljas. Ja nii ongi. Aga aegadest veel rääkides, siis võib korraks ette kuvada ka, mis meil siin see seisukene on. 12. kiiruskatse järel. Kas me võime öelda, et Kalle on juba püüdmatusse kaugusesse Neuvilli jaoks näinud? Ei ole. See on üks väike pool spin. Ei ole, ikka päris spin. Jaa, võime öelda üks refi purunemine, võime öelda üks väike viga.
teise ringi katsed on kindlasti katki, siin pole kahtlust, vihm on sadanud. Meil ei ole teise ringi, meil on esimene ring jälle ja siis uuesti teine ring. Nüüd on uued katsed. Sorry, minu halb. Et siis on nii, aga igal juhul teed on pehmed ja kõike võib juhtuda, et kive küll Eestis ei ole palju, aga kui need on, need võivad tihtipeale teravad olla ja võib juhtuda palju ja tegelikult on ju, me oleme näinud, et on ikkagi neid anti-cutting post'e sisse pandud päris palju. Kuhu pihta minnes auto läheb katki? Heal juhul läheb ainult ref. Oota, kes see sai meil eelmine aasta täiesti absurdse kivi kuskilt põllu pealt? Vajus natukene välja ja sinna samma põllu peale ta käi. Kas Teemu Sunninen ise ei olnud või? Võis olla, praegu peast ei mäleta. Või läks teelt välja ja vaata oli see, kuidas need nimetas, geoteetilised punktid või? Või siuke post oli, kuhu ta oli otsa pand? Keset rohumaad. Tead, kes see oli või? No. Greg Priin. Võis olla küll. Ja vasak pikk kurv oli ja vajus välja, mis oli tegelikult täiesti süütu koht. Oli metsasiht, et tegelikult oleks saanud tagurda välja. See oli üks vana, tõenäoliselt mingisugune mastipost pikali või midagi. Betoon oli, post oli pikali maas. Absurdne olukord. Ja. Aga Greg Priinist rääkides, meil on siin üks lipp on juba täis neid autogramme, Eesti fännide autogramme, mis rändavad siis Greg Priini perekonna tuttava abiga Priini vanematele. Eile vähemalt Priini vanemad ei teadnud sellest aktsioonist veel midagi, nii et päris kõva üllatus tuleb. Väga lahe. Neid ütleme siis autogramme, nimes ja kõike muud oli seal väga palju peal. Aga ega ühe lipuga ei saa siis piirduda. Keegi on toonud sellele mehele ühe lipu veel ja juba kogume teise lipu jagu autogramme. Ja, loodetavasti õhtuks on ka teine lipp täis ja saame teele panna. Delfi Expo alalt siis. Aga vaatame edasi, et tegelikult ju poodiumile käib päris kibe heitlus. Lappi kaotab Neuvillile vaid 6,7 kolmandana ja Evans omakorda Lappile 1,9. No ütleme see 6,7 Lappi poolt, et ma arvan, et esimeste katsetega saame kohe aru, kas Lappi on oma mindsetis midagi muutnud või saanud autot natuke paremaks, kuigi ta ütleb, et auto on väga hea. Et seal on nagu 0, sekundid vaja hakata püüdma, et saada Neuvillile vastu, aga Evans on tegelikult tagant ka päris rajult tulemas, et kui on näha, et ta ei suuda Neuvilli tempos püsida või vastu saada, et ega siis on ühel hetkel see, et tuleb oma positsiooni lihtsalt hoida ja Evansit selja taga hoida ja nii kui midagi ees juhtub, siis olla valmis ja võtta ära see. Ja tagapool ka ega midagi katastroofilist ei ole küll, pool minutit jääb Sunninen Evansist maha ja Lube 17,8 omakorda Sunninenist, siis tuleb Katsuta ja siis on päris suure vahega 3 minutit ja Ott. Meil on üks küsimus tulnud Lube ja Oti kohta. Ma arvan, et see veel ei ole aktuaalne, aga äkki homseks juba on mingis mõttes. Kas Lubele öeldakse, et lase Ott mööda? No aga Katsuta on ka ees. Aga me saame selle Katsuta sööme ära? Jah. Moel või teisel? Hästi keeruline küsimus tegelikult. Ma ise arvan, et miks peaks, sest see ei anna midagi. MM-tiitel on läinud nagu nii. See ei anna mitte midagi ja teiseks on see, et kas Lubeel on üldse selline kohustus, ta on ju oma vahenditega sõitev mees ikkagi seal tiimis tegelikult, et M-Sport ei ole teda palganud, M-Sport ei maksa talle palka, Prantsusmaa autospordiliit on see toetaja seal taga. Et isegi kui talt palutakse seda või leping nagu kohustaks seda, siis seal ei ole mingit pointi. Pigem lasta noorel kutil ka võtta üks mingi enam-vähem tulemus, tal on see hooaeg veel kohutavamalt kui Otil. Jaa, aga vaatame Rally 2 arvestust ka. Andres Mikkelsen on seal peaaegu sama suurelt juhtimas kui Kalle Rovampere Rally 1 arvestuses. Sami Pajari teisel kohal. Kas Greensmith väga tihedalt Sami kannul, siis tuleb Lindholm ja siis tulevad meie mehed Linnamäe, Virves, Pulaatsia, Martšik ja Kaur. No Kauril totaalne ebaõnn, et ei saanud seda hoogu täna ka üles, sest põhjuseks mingid mootoriprobleemid. Jaa, Kauril olid mootoriprobleemid ja pigem hakkas ikka kukkuma seal väga kahju, sest ta on ka selline, et nii palju, kui ta tuleb, siis tihtipeale mingit ebaõnne ta ikka kogeb. Ja tihtipeale on just nii, et esimene päev on väga lootustandev. Ja, et sõidab seal peaaegu et võidu peale ja siis hakkab juhtuma. Hästi kahju. Aga Mikkelsen mängib siin päris riskantset mängu, ma ütleks. Et ta lubab natuke liiga palju katsetel ära aega anda, et kui me praegu vaatame, siis vahe Pajariga on 19,1, aga tegelikult viimased 4 katset on ta
olnud kas Pajariga võrdne suhteliselt või Pajarile ka aega ära andnud, et 10 katse küll oli vastupidi, aga tegelikult nad tulevad väga võrdselt, et seal ei ole tal ruumi mugavalt sõita. Ta ise ütles siin, et viimase katse lõpus, et meil on vahe Pajariga sees ja me kontrollime olukorda. 19 sekundit võib-olla ei ole veel päris hea koht, kus hakata kontrollima, et siin tuleks juurde võtta, ma arvan. Aga mis me ütleme, Linnamäe on poodiumile lähedal ja kui eile õhtul oli see vahe 10,2, siis püsib suhteliselt sarnane, et ei suuda ära võtta praegu 12,6, et paar sekki on juurde tulnud. Aga vaatame, ralli on pikk veel ees. Hakkasin mina Mikkelseni peale mõtlema seal, kus ikka head mõtted tulevad. Nii. Käega näidatud suunas. Kas see mees peaks olema ralli üks autos ja miks teda ei ole? Kas talle ei leidu kohta või ta ise ei taha? Ta ise tahab väga ju. Ta ise tahab väga ja ta on, ma arvan... Nii, aga siis peaks ju olema kohti ju. Ei, no... Vaatame ise. Ma ütlen kohe sulle ühe L-tähega sõitja, kelle asemel võiks proovida. Aga selle L-tähel ka sõitjal, nagu sa ütlesid, et on suured sponsorid. No see on teine teema. Pigem oleks küsimus nagu kolmanda auto panekus, aga sellel meeskonnal ei ole raha. Hyundai'ga oli juba väidetavalt leping laual, oli vaja allkirja alla panna nagu umbes Solbergiga lugu. Aga see paberipatakas ei jõudnudki Mikkelseni lauale, et allkirja alla panna, vaid ennem jõudsid muud asjad juhtuda hooaja alguses. Ja nii ta on, et on ka nagu kogu aeg on ta seal kuskil, et keegi nagu tahab, aga millegi pärast ei jõuta sinna kokkuleppeni. Ja ma ei tea, võib-olla täna see aeg on juba liiga pikk olnud, et ta on sealt autost eemal olnud ja ta ise nagu juba võib-olla oma kiiruse poolest on hääbumas, ütleme nii, et noored näitavad päris head tempot siin kõrval, et miks ühel hetkel, miks tuua veel Mikkelseni? Kas vanus 34 võib olla ka mingi takistus? Täpselt, ma ütlengi, et aeg teeb oma töö ja noored 20-aastased on ju tulekul, et miks peaks võtma 34-aastase, kelle tempo on pigem juba raugemas, kui saaks võtta noore kasvavas. Aga vennal on sellised teadmised, sellised kogemused. Ideaalne testisõita siis. Volkswageni taust, mida kõike veel. Me räägime siis juba testisõita taustast, sest jama on see, et see on nii kallis sport, vaata. Meeskonnad ei saa anda lihtsalt proovimiseks, et tule ja proovi ja näita, mida sa teha suudad, et siis me hakkame otsustama. Et see on nagu hästi keeruline, et kui sa teed lepingu, sa teedki lepingu ja oled aasta aegadaga põhimõtteliselt lukus või vähemalt mõned rallid, et keegi ei tee 9 ralliks, ma arvan, siin lepingut. Hästi keeruline olukord tema poolt, jah, tema puhul. Ralli 3 arvestuses juhib meil selline soomlane nagu Roope Korhonen, Gregor Münsteri ees ja siit leiame ka ühe geenialise muuses, Hamza Anvar. Aga meid huvitav ralli ei rohkem. Karl-Markus Sei on juhtima läinud. Tead, ma ei ole praegu täpselt kursis, mis juhtus, aga eile oli mingi 1,5 minutine ajakaotus ka Vaheril. Ja täna on Sei väga hea tempot teinud tegelikult, et kõik katsed on ta suutnud Vaheri ees olla. Ja tundub, et päris enesekindlalt tuleb seal ja kindlustab oma esikohta, et viimase katsega lausa 8,8 Jürgensoni ees ja Vaheri seal tegelikult veel taga, et tõenäoliselt seal mingi probleem on. Tõenäoliselt mingi probleem on. Meil on tegelikult väike vahepala ka. Me ootame endiselt ühte külalist, kõrget külalist Kultuuriministeeriumist, kes tund aega tagasi viibis veel Alaküla hüppel, hakkas sealt tulema. Mis sa arvad, tunniga tuleb ära? Oleneb liiklusest. Või oleneb, kas on mõni sõber kopteriga tulemas. Tarmo Hõbe peaks olema kõrval. Ma ei tea, kas tal see vilkur on, mis katusele panna, kui võiks olla. Korraldajatel võiks ju olla. Aga meil on Merilin Mölder käinud vahepeal tangiga tutvumas. Nii palju, kui sisse lubati. Lubatakse sisse, aga väikeste mööndustega. Aga kohe vast Merilin meile räägib, paneme selle video peale. Rally Estonia expoala ühed kõige silmapaistvamad eksponaadid on siis need NATO sõjamasinad mu siin selja taga, neid on kokku 4. Ma kohe saan ronida ühe nende sisse, aga probleem on selles, et seest me filmida ei tohi ja me ei tohi mitte kedagi intervjueerida, nii et te peate olema lihtsalt rõõmsad sellega, et ma siis ütlen ja näitan, mida ma näen. Aga lähme kaeme järgi, mis siis seal sees toimub ilma, et te midagi näeksite. Nüüd me jõudsime siia ülesse. Ma pole väga kindel, kuidas ma siit välja saan, sellepärast, et ma olen 1,61 pikk ja ta ütles, et ma pean lihtsalt tugeva kätejõuga siit üles pärast välja rebima, üles tõstma ennast. Et pole väga lõbus. Seest on küll kõik väga huvitav. Ma vist ei tohi neid numbreid ja asju siin ette lugeda, mida ma näen praegu. Aga
aga väga äge on selles mõttes, et isegi mina sain ülesse, ma väga kartsin siia ülesse saamist ja vaadates, et mingid pisikesed alla meetri mehed ronivad ka ülesse, siis oleks veits piinlik olnud, kui ma poleks saanudki siia ülesse. Ja Gunnar stuudios ennem naeres, et päris naljakas oleks, kui ma jääksin siia kinni. Õnneks siin on piisavalt suur raadius sellel augul, kus ma praegu olen, nii et kinni ma siia kindlasti ei jää, ma võib-olla lihtsalt ei saa siit enam välja. Kõige äratuntavam asi siin sõiduki sees on siis see, et keegi on jätnud oma McDonaldsi tšeki siia, ehk kui sa käisid eile McDonaldsis ja sul oli number 014, siis järsku on su Big Mac juba valmis, ma ei tea, mine vaata sinna Tartu kesklinna avasse, et ma loodan, et sa ikkagi said kõhu täis. Sõduripoiss siis rääkis mulle seal katusel, et nad on muidu Tapal juba pikemat aega, aga et siin Tartus on palju lõbusam olla, seepärast, et saab rallit vaadata ja värsket õhku hingata ning ei pea tegema igapäevaseid asju. Nii et väga vahva elu neil siin. Ta ütles, ta pole suur rallifänn, pigem jälgib vormel 1, mis on ka tema kodumaal, siis Suurbritannias palju populaarsem kui ralli, aga siin ta saab vähemalt ennast kurssi viia natuke siis ka oma kaasmaalastega, kes siin rallit tegelikult ju sõidavad väga hästi. Igal õigel majal on korralik aken, uks ja koduvalve ka. Sest turvalise Eesti loovad turvalised kodud. G4S, sinu eest valvel. Gramm Wellness Drink. Gramm parem elustiil. Avasta uus energia. Proovi kohe spaceprotein.ee. Võiduvärv on kuldne ja kuldset värvi Värska juubelikorgi alt leiad terve suve pöörases koguses tasuta Värska jooke. Iga päev 50 eurot ja peavõidu Audi Q5, mis läheb loosi 26. augustil suurel Värska juubelipeol. Joo, võida ja tähista. 50 aastat Värska originaali. Spordile lisab hoogu Unibet TV, kus saad aastas tasuta vaadata ligemale 100 000 võistlust otseülekandena. Unibet, mängijatelt mängijatele. Nii, tagasi 6. käigu stuudios. Nii, arvustame nüüd see tangi videot, et drive-inis on käidud tangiga. Kuule, kusjuures jumal lahe oleks minna, aga ei mahu vist, ma arvan. Et kas see pool McDonaldsist sinna maha või pool parklast. Ma ei ole veel käinud seal sees, aga ma väga tahan minna. Ja, ma tahan ka minna. Ja praegu, lähme käime koos ära pärast. Ja ma võib-olla sellepärast pole käinud, kui tobe on üksi sinna minna ronima, et tahaks tanki sisse minna. Tegelikult ma olen väike laps minu sees. Sul käis laps külas, lapsega oleks võinud küsida. Mul käis laps külas, ei jõudnud, ei tulnud selle peale. Aga lahena, ülilahe. Ma pole tanki, eile ma ütlesin ka vist, et nagu tanki olen näinud, aga nagu nii suurt, ma ei tea, Eestis teised on kuidagi väiksed vist. Teised on väiksed, jah. Eestis on rohkem need roomikud või need soomukid. Jaa. Aga mis sellest tangi videost veel kõrva... Sõdurpoisid on tegelikult lahedad. Nad käivad meil siin simulaatoriga ka mängimas. Ma siin kommenteerisin, et mõned mehed on kuskil missil, ma ei tea, Kosovos põlevad refid, teevad barrikaade ja siis mõned mehed saavad siin virtuaalreaalsuses sõita. Mõnel veab elus. Ma ei tea, kuidas see välja valita, kas tehti loosi. Ma arvan, et nad on lihtsalt silmapaistvad sõdurid olnud. Võib-olla küll. Et auhinnaks, mitte linnaluba, vaid saad siia. Ilmselt nii on. See on igatahes parem, kui seal Tapal moppi lükata. No kindlasti. Näeb igasugust rahvast, aga mul on mõned küsimused ka siia. Ma vahepeal turgutan ennast proteiinbaariga. Jaa, mitmes see on sul täna juba? Ma pole kokku lugenud. Proteiin jääb üle ääre juba. Nädalaks ajaks salvestatud. Aga Kai saatis meile hommikul kell 8.17. Meil saade siis oli kahjuks juba läbi. Kellele on Alaküla katsel raja ääres kõige pikem lipp? Siuke küsimus.
nagu fännilippe. Jah. Vot Vot ei tea. Tead, mis ma nägin? Ka see rallirahva grupist oli. Keegi pani, et seal oli üks väga suur lipp küll, mis oli täpselt inimeste vaatevälja ees. Reklaami tegema ei hakka, aga mingi tõuksi tooti lipist. Siis olid natuke kurjad pealtvaatajad. Halb juhus. Jah. Inimesed on päris kurjad, ma olen lugenud, et parkimissüsteemi ja üldse ummikute üle. Ütleks nii, et ma ei saa siin vaidlema hakata, ma pole ise vaatamas käinud, aga mingi kõige mujal maailmas ka rallit vaatamas. Ja kohe tekib mingisugune paralleel kõrvale, et kuidas siin on. Ja, aga tegelikult on asjalikke küsimusi ka. Teno, lahe nimi, tervitab meid ja ütleb, et tal on kohe mitu küsimust. Esimene neist, kas ajaloos on olnud mõnda WRC rallit, kus kõik autod jõuavad ilma katkestamata või superrallita finišisse? Kindlasti on. Kõik autod. Kõik, okei, ma ütlesin kõik nagu WRC autod. 60 pluss. Ei. Kindlasti mitte. Ma ei usu, see tundub liiga ebareaalne. Aga kõik WRC autod vast ikka on? Seda kindlasti on ja ma arvan, et me võime siit samast Rally Estonialt mõne aasta võtta, kus ma arvan, et oleme, ma ei tea statistikat, aga ma olen üpris kindel, et mõni aasta on selline olnud. No hetkel me oleme WRC-ga sinna suunas. Ja pool rallit on läbi ju ja kõik on teel ja sõitmas. Jah. Teine küsimus, kui kordusläbimisel on rada võrreldes esimese läbimisega märg või väga rööpas, kas siis muutub ka legend? Ei muutu. Tegelikult kurvi raadius või me hindame ikka kurvi, kas siis kurvi kiirust või kurvi raadiust, kes nagu täpsemalt mugavamalt tunneb, kui legendis teed kirjeldab, siis tegelikult see jääb samaks. Rööpas olles võib tegelikult lihtsalt kiirus kasvada, sest rööpas sõit on nagu trammi rööpas sõitmine, et keerad rooli välja ja hoiad gaasi peale, tegelikult see rööbas ise suunab sind seal väga ilusti, et legendi muudatus ei tule, sest pilt on sama, kurv on sama. Kui palju kulub rallisõitjal ühe ralli ettevalmistuseks aega ja milliseid toiminguid ettevalmistus sisaldab lisaks testile ja legendi kirjutamisele? Hästi varieerub sõitjate vahel. Seal on kindlasti füüsiline ettevalmistus enne igat rallit. Mõni vajab võib-olla mingit füsioterapeuti, kellel, ma ei tea, kuskil vähe nõrgemad kohad, nagu näiteks Gus Greensmitil praegu on, ja iga katse on oma selja ära hüpanud vanast vigastusest. Aga tegelikult kõige suurem ajamahukam töö on videote analüüs varasematest aastatest. Ja see on nüüd väga individuaalne iga sõitja vahel, et mõni vaatab iga katse läbi 1 korra, mõni 2 korda, aga mõni teeb seda 5-6 korda. Et kui sa võtad nüüd 21 katset korda 5. Kumb on kasulikum, vaadata 1 korra või 5-6 korda? Mina ei ole kunagi olnud 5-6 korra vaataja, sest see on nagu juba pähe õppimine. Et 5-6 korraga sa suudad juba pähe jätta mingi osa katsest, eriti kui sa oled siin juba aastaid sõitnud, siis Aga see ei anna sulle eelist, kui sa peast tead? Annab küll, kindlasti annab, aga ma ei ole seda usku. Ma usun ka nagu legendiga sõitmisesse, et pigem ongi see, et kui sa oled nagu noor sõitja ja arenev sõitja ja sa õpid neid katseid pähe lihtsalt tuimalt sadu tunde kulutades, siis sa ei kuula legendi arene, et kui sa lähed uuele rallile, kõigil rallidel ei ole sul võimalik, sul ei ole seda infot, tuleb uus ralli, kus puudub WRC Plus või WRC Live'i vana data. Näiteks Läti ralli. Näiteks, siis ongi jama. Saab ole oma legendi piisalt harjutanud. Kui me räägime tippsõitjatest, siis nad teavad niikuinii, et nende legend on alati ideaalne. Aga jah, ma arvan, et selline keskmiselt 2 korda läbi vaadata katset on okei ja kõik seda kindlasti teevad ka. Nii, 4. küsimus. Kas ja millise turvavarustuse osas on rallisõitjal endal sõnaõigus? Kui palju ja millises osas erinevate sõitjate kiivrid, rihmad, antsud, kindad, kombed ja nii edasi? Kas kasutatavate prillide osas on ka mingid erinõuded? Minul on küsimuse kohta, mis asjad on antsud? Antsud, kaelakaitse, kaelatugi. Kindlasti selle osas on sõitjal valik. Et mis firma, mis mark? Jah, või firma mark ei ole nagu tähtis. Küsimus selles, et 2 erinevat tüüpi on. Et üks on, mida me näeme Otil, et see tuleb siia ette ja on kaela taga on selline plaat nagu, või teine variant on siis, sa kinnitad selle ümber keha. Ja sul tuleb lihtsalt väiksed klipid tuleb see kiivri külge. Et kellel mugav on, mina pole seda rihmade korda ei kasutanud, ei tundu mulle mugav. Ja kiivri osas ja muu varustuse osas on tegelikult, ma arvan, ikkagi
nagu suurt valikut ei ole, sest meeskond ikkagi korraldab neid ette ära, et kui sõitja proovib oma varustust selga ja pähe ja ütleb, et see ei kõlba, siis eks mõeldakse mingi lahendus välja, aga ma arvan, et sellist asja ei juhtu, et kõik tootjad, kes täna, ma arvan, teevad mingit turvavarustust, on piisavalt, ma ei tea, tasemel ja mugavad asjad, et ma ei usu, et kellelgi tekib pretensioone, kas sa sõidad Stilo kiivriga või sa tahaksid Sparko kiivriga sõita, et jah. Aga küsimused on tegelikult otsas, ma vaatan, kas meil Facebooki jäeti ka mõni küsimus, oli variant ka sinna jätta. Üldiselt küsijaid on võrreldes tavaralliga natukene vähem. Aga miks sa arvad, miks? Kõik on ju raja peal. Loomulikult. Aga kuulaja numbrid ei reeda seda, et kõik raja peal oleks. Jah, tõsi. Isegi üllatav, et mõni inimene vaatas hommikul ja neid oli ikka sadu. Jaa, meil jõudis Eigo Kaljurand, kes on vahepeal asendamas käinud mind, jõudis ka kohale. Me teame, et üks kuulaja oli Eigo. Jah, oli küll. Tervitame Eigot. Jaa. Aga mis hakkab juhtuma teistel katsetel meil Elvas, Kanepis ja siis, see on siin show-katse rohkem, mis siin Tartu valla katse lõpus 3,35. Tead, praegu räägin üldse teisest teemast, praegu vaatasin, et Lupé on saanud trahvi 5 sekundit. Ma tahtsin rääkida sellest. Hybrid Overpower. Jaa. Ma nägin seda hommikul, mul tuli push, kui sul on see Sportitai äpp. Ma ei tea, kas see on kõigil ikkagi. Ma ei oska nüüd juhendada, mis see parool oli, et need push'id siia saada, aga võtame selle sama asja. Näete, külaline tuli absoluutselt õigel ajal. Tarvi, istu siia. Oled otse eetris kohe. Meil siin sisse soojendamist ei ole. Kust tuled, mida nägid? Tulime kahelt või hommikuselt sessioonilt, et väga huvitav oli, et selles mõttes saime Alaküla sellise klassikalise laulupeo ja siis käisime metsa vahel sellist ikka väga siukseid tõsiseid rallifänne ka nagu vaatamas, et kuidas seal elu oli. No kui keegi veel ei tunne ära, kes meil stuudios on, siis Kultuuriministeeriumi spordi asekantsler Tarvi Pürn. Kuidas üldiselt ralli muljed on? Võttis sul ka moti maha see Oti neljapäevane mootorivahetus? Tahaksin näha enda meest võitmas. Ja loomulikult sportlikus plaanis hästi kahju ja selline tugev kaotus. Ma arvan, ka korraldajatele selles plaanis, et sellised viimase hetke tulijad võisid mõelda, et vaatan telekast edasi, et selles mõttes võib-olla koha peale ei tulnud ja eks ta ikka mõjub. Aga mina olen harjunud seda ralliüritust vaatama natuke nagu teise pilguga, et ta on Eesti jaoks hästi oluline sündmus, sõltumata sellest, et kuhu tegelikult, mis järjekorras need sportlased seal reas on. Ja see töö, mis selleks on tehtud, see läheb igal juhul nii-öelda asja ette. Ja ma ei oska siin nagu selles mõttes rohkem öelda, et see sportliku plaan, seda see kunagi ette ennustada. Aga korralduslik pool on see, mis maksab ja rahvusvaheliselt, kui promootorite ja FIA vaatest vaadata, et siis ja mis Eesti sellist silmapaistvust rahvusvahelisel areenil nagu täidab, et see töö kõik läheb asja ette. Ja see on, ma arvan, spordi sõbra jaoks võib-olla igapäevaselt nagu kaugem eesmärk, aga riigi jaoks kindlasti on see nagu hästi oluline, et see asi töötab ja ma näen, et see töötab suurepäraselt. On see sul esimene Rally Estonia? Kindlasti mitte, ma arvan. Ei, me ikkagi jõudu mööda ma olen käinud nüüd siin korraldustiimiga ju kogu aeg ka promootoritega kohtumas ja eelmine aasta olimegi ERMis, rääkisime päris pikalt, et kuidas nad seda näevad ja näevadki just Eesti korraldajad just selle ralli innovatsiooni vedajatena ja kuidas nad on ikkagi selle taseme tõstnud kuskil teise kohta, kus ta siiamaani on olnud ja seda on hea kuulata ja näed, et see riigi investeering on tegelikult õiges kohas. No ometi me oleme hetkel sellises olukorras, et järgmine aasta meil MM-etapp ei ole, meil on EM-etapp. Kui suur kaotus see Eestile on? Ma olen Urmo Aavaga ja teiste korraldajatega päris palju sellest rääkinud, et tasuks hoida seda pikka vaadet. Et meil tegelikult on kasulik, kui meil on mitte ainult põhja pool head sõitjad ja huvi, vaid ka lõuna pool. Ja see üks aasta siin või seal pool, et sellest ei juhtu suurt midagi.
meil on vaja otsustada oma kodus siin asjad ära, et me tegelikult pikas jooksus saame teatud regulaarsusega seda rallietappi korraldada ja seda edasi arendada ja sellisel juhul on nagu meie eesmärgid kindlasti nagu täidetud ja kui meil naabrite juures on sõitjaid, siis turismi mõttes ja tähelepanu mõttes on see ainult pluss. Me viibisime sinuga mõlemad aasta alguse poole ühel Rally Estonia, mina nimetan seda innovatsioonikonverentsiks, see rääkis üldse Eesti suurüritustest ja sa ütlesid seal, et surve riigile toetuste osas on suurenenud, sest kõik tahavad korraldada ja korraldavad kusjuures hästi. Ja meil on seda know-how'd, kuidas korraldada, järjest koguneb juurde, et kui palju Rally Estoniaid Eestisse üldse mahub, kui me võrdleme mastaape, suurüritusi? No jah, see on pikem jutt, et me ju toetame erinevaid rahvusvahelisi võistlusi nagu 3 erineva põhimõtte alusel. Et ühed on sellised väiksemad reavõistlused, sinna liigub riigi toetusi umbes 1 miljoni jagu aastas ja kui mõni näide tuua, et seal on ütleme, vehklemise maailmakarika etapist, horse show'st kuni simple sessionini, et on hästi eritüübilised, osad on hästi paljud on ka jätkuüritused või iga-aastased sündmused ja seal see keskmine toetussumma jääb kuskil mingi 40-50 000 juurde, isegi natuke alla. Nüüd teine on see majandusliku mõju meede nii-öelda, kus siis korraldajad, eri tüüpi korraldajad, näiteks nagu on siis Ironman või Tallinna maraton, kes toovad tegelikult hästi palju väliskülastajaid Eestisse, jätavad siia tohutu majanduslikku mõju maha ja nende toetus sõltubki sellest, kui palju siin rahvusvahelised külastajad kulutavad ja kuna see on nii suur summa, et siis riik on kasu saanud ja nemad saavad rahulikult korraldada. Ja kolmas on siis sellised väga suured üritused, et nagu Rally Estonia 2027 me teame, meil tuleb laskesuusatamise enne seda on veel MK-etapp. Need on sellised üritused, et see majanduslik mõju üksi ei anna seda mahtu välja. Aga seal on meeletu suur rahvusvaheline kajastus ja see potentsiaal on nii suur, et seal tuleb vaadata nagu mõlemat poolt. Ja ütleme, et seda tüüpi üritused toovad majandusliku mõjuna tagasi umbes poole, ütleme jämedalt sellest eelarvest ja teine pool tulekski siis arvutada selle järgi, kui suur see rahvusvaheline kajastatus on, et kui suurt reklaami Eesti riik sellest saab. Ja selliseid üritusi, ega meil nüüd ülemäära esiteks palju ei ole antud või ei ole ka regulaarselt korraldada, et pigem ongi see koht, et ma arvan, et neid mahub regulaarsete üritustena ongi 1-2 ja siis niisugused intervalliga, ma ei tea, 4-5 aastat või ütleme, kui me räägime, ma ei tea, laskesuusatamise MM-ist, et me teeme võib-olla kord 10 aasta jooksul või on see, ma ei tea, korvpalli finaalturniir on tegemata, pigem saali pärast, et kui see saal tuleb jälle üks kord mingisuguse aja tagant. Ja teatud intervalliga selliseid suuri asju saaks teha, see oleks hästi oluline neid teha ka just Eestile olulistel spordialadel, mis siin on hästi suur ikkagi ka see olulisus, et kui palju see rahvale korda läheb. Et kui me näeme ikkagi, et seal on väga suur huvi, siis avaliku raha kasutus selleks, millel on ühiskonnas väga suur huvi, ma arvan, et see on põhjendatud. No eelmisel aastal oli üks tore tenniseturniir Tallinnas ja sellega seoses peaminister vist ütles, et oleks vaja sellist pikemat vaadet, et nii kui kukuvad sellised magusad võimalused kätte, et kohe ei oleks jälle käsi pikalt riigi suunas, et pikemat vaadet, mingit ühisprojekti, mingit kokkulepitud raamistikku, kuidas neid suurüritusi Eestisse tuua ja korraldada. Kas selles suunas on kuhugi poole liigutud? Ja, ma loodan, et nüüd augustis valitsus arutab seda, et me viime selle teema valitsuse lauale, see on oodanud päris pikka aega tegelikult, aga praegu nüüd enne suve ei jõudnud ja eks ka materjalid tegelikult veel täpsustused siin. Aga põhimõtteliselt teil on idee olemas? Ja idee on olemas, me olemegi kaardistanud seda, mida siis tegelikult spordiorganisatsioonid täna on suutelised üldse Eestisse tooma, mis aja jooksul see vaade ongi sinna kuskil 27. aasta kanti, siis sealt edasi on teada, et mingeid üritusi kaalutakse, kui tuua mõni näide, et võib-olla vehklemises mõni tiitlivõistlus või rannavõrkpallis või selliseid mõtteid on. Aga ma rõhutaksin seda, et need kõik sellised väga suured asjad, nende toomine võtab pikka aega.
et kui tuua siin nüüd näiteid, et ralli korraldas siis Eesti tasemel rallit 10 aastat. Lõpuks, kui sülle kukkus, siis oli poole aastaga tehtud. Ja no see valmisolek oli loodud, eks ole, ja selleks sa pidid olema mingis positsioonis, et seda saada. Et riik ei saa kirjutada ette mingit täiesti suvalist tellimust, kui sul seda organisatsiooni ei ole. Sport on ikkagi sõltumatu ja mittetulundusühingutel baseeruv, et nemad teevad plaane ja sa pead nii-öelda ootama ära selle hetke, kui see organisatsioon on valmis üldse on suuteline seda nagu ära tooma. Et sul peab olema ju mitu asja, sul peab olema organisatoorne suutlikkus koha peal, sul peab olema rahvusvahelised suhted ja usaldus, eks ole, et see sünniks ja see laskesuusa MM on võib-olla hea näide selles, et vahest on nagu head ilma ka vaja, sõna otses mõttes, et eelmise aasta MK-etapp oli lihtsalt nii-öelda selles Covidi väga masendavas tele-eetri pildis juba, see oli täiesti nii-öelda 180 kraadi pööret ja see jättis nii suure jälje ja muidugi see korralduse tase, mis me korraga ütlesime ka, et eestlased tegelikult ongi täiesti suurepärased korraldajad, väga väikeste meeskonnad tehakse ära parem töö kui suurtes riikides ja selles me oleme meistrid, aga sul on vaja, et ilm oleks hea, kõik toimiks ja siis, et see rahvusvaheline konkurents sellel hetkel oleks ka selline, et kus sa pääsed ligi. Ja võib-olla ralli on tõestanud seda ka, et see riigi enda turu suurus täna enam nii suurt rolli võib-olla ei mängigi. Et kui sa suudad teha väga atraktiivset rallit, mis telepildis välja paistab, siis tegelikult see piirkond on juba väga palju suurem kui see riik, eks ole, kus on, ma ei tea, autotootjate huvi või WRC huvi või mis iganes. Et see enam nii suurt rolli ei mängi, kuna kõik on laivis nii hästi nagu kätte toodud ja nüüd sõltub sellest, et kui atraktiivse telepildi sa suudad sellest üritusest toota. Hakates juttu kokku võtma, siis olete õhtused katsed ka välja valinud, kuhu minek? Lähme Elvasse. Kulbilohu või? Jah, Kulbilohu. Et ma arvan, et see saab olema äge. Jõuate Haanja spordikeskusesse ka? Ei, täna ei jõua, aga Haanjaga suhtleme vabalt ja nii kuidas... Numbrid on olemas? Numbrid on neil olemas, aga no me selles mõttes alati valmis kaasa mõtlema ja alati valmis kommenteerima neid võimalusi, mida meie näeme. Suur aitäh, Tarvi, tulemast ja ilusaid rallielamusi. Aitäh. Me võtame Rolandiga selle saate siin kokku. Lubame teid Tarmoga uuesti lahkuda, aga võite ka muidugi pildistama jääda. Ketas, kindlasti keeretuga ketast võite võita magusaid auhindu. Pasunaid. Aga ei, väga vahva. Saime natukene selles mõttes lootust juurde, et kõik ei ole kadunud Eesti spordiürituste korraldamise mõttes, et võite mõlgutada mõtteid küll, et mis siia võiks veel tuua. Jaa, absoluutselt. Mingi F1 etapp või? Sa kohe võtad leveli väga kõrgele, jah. Kunagi ju mõeldi vormi raja peale kuskil Tallinna lähistele. Praegu on seal laagri ja praegu on seal Rally Estonia kontor. Umbes selle koha peal. Kuule, aga meil enne jutt pooleli selle Lube 5 sekundit trahvi hübriidi Power, see ehk siis üle jõud... Raanitsa teisel katsel, the energy released, mis sellest hybrid boostist tuli, oli suurem kui maksimum lubatud määr. The highest value was 207 kilojoule'i, bla bla bla. Palju seda üle oli ja kuidas see asi võimalik on? Minu jaoks ka ausalt, et see oli päris uskumatu, ma ei teadnudki, et seda kuidagi saab nagu üle ise keerata. Trahv oli üsna väike, 5 sekki. Kelle poolt see nagu tuli või kes seda oskas söödistada, et ta rohkem välja andis, ei tea, jääb arusaamatuks. Peame uurima, äkki õhtul oskame selle kokku võtta. Või veel suurem ekspert, konkurent võib-olla teab. Ja, konkurent teab kõike. Ja, täpselt. Ta on pumbale lähemal ka. On küll. Tal on lausa triiksärk Rally Estonia logode ja värkidega. See on ainult ässadel. Jah, aga rääkides siis Elvast ja Kanepist, siis mida sina kõige rohkem ootad? Kulbilohu on äge ikkagi, vaadata ka. Elva ja Kanepi on nagu nii ägedad katsed ongi, jah. Et mis me Kulbilohus, kurat, igaüks peab Kulbilohu katset teadma, seda on saanud arvutimängus ju mängida. Et
võib-olla kõige legendaarsem katse, kes on arvutimängude sõbrad, sellepärast, et see on päris identne. Kas kitsehüpped ei ole arvutimängus? Ma ei tea, vist ei ole. Ei, mis sealt ikka oodata, need ju teada-tuntud katsed kõigile, ma arvan kõikidele sõitjatele ka teada-tuntud, et see läheb nagu väga sekundis andmiseks jälle, et võib-olla ongi jälle see kulbiloh on koht, kus on võimalik kõige rohkem aega püüda. Et alati see nikerdamised on kohad, kus aja saad kätte vaikselt keskmise kiirusega 30-40 kilomeetrit tunnis, et kui sa seal metsa vahel 160-ga paned, siis seal on nagu jube keeruline. Kui me seal käisime filmimas pealtvaatamisala, seal on ju vipp ka, siis Urmo rääkis, et seal armastatakse ikkagi külge ette lasta ja päris laiaks sõita, aga see ei ole ju kasulik. Ei ole, aga see tuleb jube lihtsalt, väga-väga lihtsalt, sest kruusarehvid on all. Seal on ju asfalt maas enamus osas on ju ja selle väga-väga lihtsalt läheb lohisema ja ta niikuinii läheb lohisema. Aga lihtsalt seda tuleb selle ralliautoga hoida siis enam-vähem ilusti joones, et seda ei lase üle ja et sa püsiks selles ideaalses trajektoris. Nii kaua, kui seal püsid ja kurvi apeksis ehk siis keskkohas suudad kiirendama hakata, siis on kõik hästi. Igatahes 14.56 läheb juba edasi, vaata kui täpselt oleme sättinud siin saate lõpu. Ja ma tean, et Elvasse läheb ka Merilin, ehk siis kui wifi laseb, siis saame sealt ka materjali. Väga lahe. Või kui ta jõuab selle materjaliga siia mälupulga peale. Aga mitte tänaseks, praeguseks. Ja kell 9 oleme uuesti eetris õhtuse saatega ja ootame auväärt külalist. Jaa, võtame rallipäeva kokku ja vaatame, mis päeva lõpuks sai. Loodetavasti midagi veel juhtub ja vahed püsivad sama väiksed, kui nad praegu seal Kalle selja taga on. Täpselt nii. Kohtume peagi. Igal õigel majal on korralik aken, uks ja koduvalve ka. Sest turvalise Eesti loovad turvalised kodud. G4S, sinu eest valvel. Gramm Wellness Drink. Gramm parem elustiil. Avasta uus energia. Proovi kohe spaceprotein.ee. Võiduvärv on kuldne ja kuldset värvi Värska juubelikorgi alt leiad terve suve pöörases koguses tasuta Värska jooke. Iga päev 50 eurot ja peavõidu Audi Q5, mis läheb loosi 26. augustil suurel Värska juubelipeol. Joo, võida ja tähista 50 aastat Värska originaali. 6. käigu tõi sinuni Unibet, mängijatelt mängijatele. Kärrista mõnuga, sest Metabo akutööriistadele on tasuta remont tervelt 3 aastaks ja lisaks anname tööriistadele vargusevastase kaitse. Metabo full service ainult Stokkerist.